täna on meil esmaspäev ja nüüd on selline asi, et Kaspar hakkab ka siis toitumise treeningkava tegema ja ta läks täna juba trenni. Mina, nii tubli naine, hakkan siis Kasparile ka seda sama toitumiskava tegema. Mitte muidugi sama, aga noh, põhimõte on sama nagu, et Monika soob toitumiskava ja tal on fat loss programm siis nii-öelda 2500 kilokalorit esialgu siis päevas ja mina, hea naine nagu ma olen, siis Kasparile teen 4 korda päevas süüa. Selles suhtes nagu, ei, ma ei tee talle nagu 4 korda, vaid ma teen nagu seda meal preppi. Et kui ma teen, siis ma teen tavaliselt 1 või 2 korraga teen nagu paar söögikorda ette. Ja mul praegu need asjad ongi siin pliidi peal, nii et me teeme ruttu need söögid valmis, sellepärast et meie põnniga, virsikusöödikuga lähme Võlvasse vanavanematele külla, nii et let's do this very fast. Let's do this very fast. Ja mul ongi siin siis talle tatar, mul on oad, mul ei ole lihtsalt suurt potti, ma pidin 2 potti panema ja hakkliha, tal läheb 400 grammi hakkliha siis nagu päevas ja Instagramis ma jagasin ka nagu, et kuidas hästi kiiresti nagu süüa teha, aega kokku hoida, siis mul on porgandikuubikud külmutatud ja siin on siis sibulakuubikud külmutatud ja ma viskasin need lihtsalt panni peale ja hakklihaga kokku, et siis nagu see annab maitset ja nagu ma ei pea eraldi veel hakkima mingit maitseaineid siia kõrvale. Nii, mul on enda söök on mul siin. Mul on siin siis lõunasöök, õhtusöök, lõunasöök nagu 3 toidukorda valmis. Porgandit nagu ikka, virsikut, midagi rohkem väga ei olegi. Ja siin on väike roven, kellele on külmkapp lemmik. Ja siis ma ostsin Kasparile täpselt samasugused need 3 karpi. Neid müüti siin Maxi Marketis ja need on täiega head. Mul on endal ka need. Nii et selles suhtes kõik ka need nagu peaaegu sobivad kõigile. Igapäevaselt, mis me siis sööme, on kindlasti tatar. Võtsin tatra. Siis on täisterahelbed, 4-viljahelbed, odrakruup, manna ja suht ongi kõik ja seda täisterapastat mul oli ka veel. Nii et jah, see on nagu põhiasjad, mis nagu peaks olemas olema ja siis muidugi liha, aga mul juba igast asjad keevad seal üle. Roven on terve aeg karjunud, ma olen üritanud süüa teha viimased 40 minutit. Ma olen teda ühest kohast teise tassinud, süles hoidnud, tegevust leidnud. Siis ma üritan mitte oma sööki ära kõrvetada. Minu söök näeb välja selline, ära kuivanud makaronid. Ja siis mul on vaja Kasparile veel süüa teha ja siis Rovanile veel süüa teha. Selles suhtes ma lähen vist ausalt lolliks. Kui ma pidasin need 6 nädalat vastu, ma ei tea kuidas, siis selle esimese päevaga see on veel hullem kui need 6 nädalat kokku ausõna. Vahest on ka selliseid päevi, selles suhtes, et päevad ei ole samamoodi toredad. Ja emme nii väsinud juba. Ja mul on vaja veel Põlvasse minna. Ja love you. Ja mu kana kõrbeb ka ilmselt taga. Sööme oma kõrbenud sööki siis. Out, zoom out. Ja, täna on, mul pole õrna aimugi. Mis päev meil täna on? Teisipäev. Okei. Me tulime maalt ja ma näitan. Tada! Endale tegin lõunasöögi, õhtusöögi ja ülehomseks lõunasöögi ja Kaspari homne söök on siis siin. Ma tegin praegu selle ära, sellepärast homme mul ei ole aega päeval teha ja õhtul ma lähen juba ühele pildistamisele. Tšau. Ja, aga ma tahtsin näidata, et ma sain sellega siin hakkama. Ja sinna läks kõigest 3 pakki hakkliha. Ja kusjuures oli väga suht kiiresti sain valmis.
sest Roven nagu täna oli mul nii tubli poja, ta mängis terve aeg nagu omaette. Et ilmselt ma pean seda sööki nagu hakkamagi õhtuti nagu ette valmistama, et homseks oleks tehtud, eks ole. Ja tegelikult ma mõtlesingi siin omaette, et palju mugavam on mul nagu õhtuti see söök järgmiseks päevaks ette ära teha, sest siis on lihtsalt nagu terve päev otsa on suhteliselt nagu vaba, pole mingisugust kokkamistega asju, oleme suht kogu aeg liikvel, käime maal ja asju, siis on niimoodi, et tõmbame need karbid lihtsalt endaga kaasa, teeme koha peal soojaks ja saame ükskõik kus kohas nagu süüa ilusti. Ja homme me lähmegi Põlvasse lõuna ajal, et ma võtan siis 2 karpi lihtsalt endaga kaasa. Rovenil on ka muidugi väike oma karbikene ja elu hästi saab süüa. Andke andeks, mul on nagu mega suur prügikast taga nagu võrreldes nagu eilsega, kui ma peaaegu nagu ulgusin siin, et ma ei suuda, siis täna juba on mul selline natukene positiivsem mõtlemine, et tegelikult meal preppimine nagu ilmselgelt hoiab aega kokku. Kindlasti raskem, kui pisike on kõrval ja nõuab tähelepanu, aga kokkuvõttes näiteks homne päev ma ei pea nagu vaevama ennast sellega, et mida ma söön, mida ma teen, et mul on vaja lapsele süüa anda, et lihtsalt võtame karbid kaasa ja lähme, let's go, let's do this. Niimoodi jah, let's do this, lihtsalt lähme kuskile, aga me ei tea ka, kuhu me läheme, eks ole. Et jah. Ja emme nimelik. Kas emme ja issi saavad selle toitumiskavaga hästi hakkama? Oi, see oli valus teema praegu. Mul tuli meelde, et ma jätsin midagi ütlemata. Täna on siis teisipäev. Ma ei ole 3 päeva trenni teinud. Ma ei ole ausalt 3 päeva trenni teinud. Miks või? Ma lihtsalt ei ole jõudnud. Olen jah pidanud videosid kokku panema. Mul on päris palju videosid tulekul. Praegu mul on hetkel tegemisel 5 videot korraga. Nii et püsige lainel ja siis meilidele vastata ja paar videot on nüüd veel tulemas. Ma sõin täna siis nagu pudingut, Alma seda pudingut, see oli nii hea ja siis me käisime üks päev külas ja ma sõin oma nädala rämpstoidu ka ära ja selleks oli pitsa. Sõin 4 pitsalõiku, et see nädal ma olen endale päris palju lubanud ja nende lubamistega on selleks nädalaks küüga. Ma tahtsin täna minna nagu MyFitnessisse, aga ma jõudsin maalt nii hilja koju, et nagu enam nagu välja ei mängi ja nüüd mul on jälle õhtul nagu päris palju asju nagu teha. Aga ma mõtlen, et äkki ma võtan ennast ikkagi täna käsile ja teen selle trenni ära, sest samas see ei võta nagu palju aega. Ja mul oleks nagu enesetunne palju parem. Kas teil on porgand suust väljas või? Jah. Ma tean, mis päev täna on või? Neljapäev. Nii, me sööme siin porgandit. Kaspar sööb ka pastat. Ja mina söön muidugi porgandit, aga Kasparit siis talle see porgand ei meeldi, seega tema sööb nagu ubadega. Ja Kasparil on siis 1, 2, 3, 4. päev siis kaua peal olla. Ja ta on alla võtnud 2,2 kilo. Päris palju. Ja isegi nädal pole veel möödas. Võt, nii hästi on läinud. Ega midagi muud erilist ei ole peale selle, et ma ei ole endiselt trenni teinud ja täna on juba nagu 4. päev, et ilmselt ma ei teegi see nädal enam trenni, et nagu see nädal on siis niimoodi läinud. Kahjuks. Uskuge või mitte, aga Merka teeb trenni. Ma ei tea, mis mul hakkas, aga praegu läks Kaspar jalutama ja ma mõtlesin, et ma teeks trenni, et mul tuli sellist energiat. Aga ma tahtsin teile ka mainida, et minu jaoks selline nipp, kuidas ennast motiveerida trenni tegema, on selline, et ma vaatan nagu kas telefonist või
telekast vaatan oma lemmiksaadet, näiteks salvestust ja viimasel ajal ju ma liitusin selle beebiviiplemiskursusega. Selles suhtes ma ei saa nagu jälgida kogu aeg neid videosid ja ma pean neid järgi vaatama. Seega minu motivatsioon on see, et ma vaatan neid videosid ja samal ajal teen trenni. See on nagu siis selline 2 ühes emmede häkk, et nagu multitasking. Paljud on küsinud mu käest ka, et kuidas see beebiviiplemine toimub ja kus see toimub. See on nagu selline Facebooki grupp, ma panen selle lingi siia alla infoboksi, saate vaadata, aga jaa, siin on igasugused videod, mis nad teevad ja siis on nagu beebidega saadakse nagu suvel kuskil aias kokku, siis viibeldakse, lauldakse, nagu ausalt öeldes õpetatakse nagu sellised hästi huvitavaid asju, mida saab lastega teha ja selliseid nagu, millega lapsele mängida meeldib ja seal on üldse nagu selliseid väga arendavaid vestlusi, mida saab jälgida. Igal juhul ma panen selle info siia alla infoboksi. Ma peaaegu unustasin ja meil tuleb siis Instagramis loosimäng ja loosimäng siis tuleb samamoodi treening ja toitumiskava peale, et kui sul on huvi seda kava proovida, siis mine vaata minu Instagrami, et ma postitan sinna üles loosimängu, nii et sa võid selle võita ja teha kõiki neid samu asju, mida mina tegin ja veel paremini. Meil tuleb ju loosimäng Instagramis ja loosi läheb samamoodi siis toitumis- ja treeningprogramm Monika Soop poolt, kas või see sama, mida mina siin olen 6 nädalat teinud, et sa saad selle järgi proovida, seda katsetada, et jaa, saad seda teha palju paremini, kui mina tegin, nii et challenge accepted, eks ole. Aga mine vaata minu Instagrami kontole, seal peaks see loos nüüd ja kohe üleval olema, nii et võta osa ja soovime siis õnne, et good luck. Minul on siis viimane toitumispäev, treeningpäev ja ma kaalusin täna hommikul siis 50 kilo ja selle ajaga ma olen siis täpselt alla võtnud 6 kilo, 56 kaalusin ja nüüd kaalun 50 oli vist, kui ma õieti mäletan. Et jah, 6 kilo, vau, see tundub nagu eriti palju. Mul vedas nagu täiesti, et ma sain selle treeningkava just karantiini ajal tehtud, sellepärast siis oli nagu aega kodus olla ja rohkem nagu kodus tegeleda, asju planeerida. Praegu on nagu suht kaootiline see aeg, et igal pool on nüüd vaja ju käia, maal on vaja käia, linnas on vaja käia ja mul on nii palju asju lapsega teha ja üldse nagu videode kokkupanemisega, et see võtab nagu meeletult aega. Ja see on suhteliselt väsitav, seega see nädal on nagu nendest 6 nädalast kõige hullem olnud. Võin kindlalt öelda, et toitumisega ma jätkan samas vaimus, vähemalt nii palju, kui ma jaksan. Teen ma endale nagu meal prep'i ette ja taha ja Kasparile ka. Seega 5 nädalat on mul sellist planeerimist veel palju. Ma ütlen ausalt, et 2 inimesele toidukorra valmistamine ei ole absoluutselt nagu kerge, eriti kui sa pead selle nagu terveks päevaks ette planeerima. Aga samas see hoiab nagu jubedalt aega kokku. See on selline 2 otsaga asi. Ma ei ole veel täpsemalt aru saanud, kas mulle see meeldib või mitte, aga samas ei ole sellist midagi nagu konti murdvat, millega hakkama ei saaks. Kui teil on huvi seda sama kava proovida, siis see kava on siin all infoboksis. See on siis Monika Soop poolt toitumistreeningkava The New You MS. Instagramis leiab selle ja ma julgen seda soovitada. Selles suhtes ma pole mitte ühegi teise kavaga nii palju alla võtnud ja ennast nii hästi tundnud, et see kava on super ja annab nagu sellise
vundamendi põhja nagu edaspidiseks toitumiseks väga tugeva, et sellega õpib väga palju toitumisalast. Et sa tead palju süüa, mida süüa, et oma päevast vajadust kätte saada. Ärge unustage panna sellele videole siis like, ärge unustage subscribe ida, vaadake ka video sees olevaid reklaame, sellepärast et nende pealt me teenime. Ja kohtume siis juba varsti järgmisel korral, nii et tšau!